Tere! Mul on väga hea meel siin olla, osaleda sellel üritusel ja tõesti rõõmustav, et sellel üritusel võib-olla mitte praegu selles saalis, aga meil tõesti on palju inimesi. Ja see tõesti tähendab, et meie eriala Eestis on väga tähtis ja elujõuline. Ise olen lõpetanud ka Tehnikaülikooli, aga kahjuks mitte Tallinna, vaid Riia Tehnikaülikooli. Aga minu akadeemiline elu juba rohkem kui 15 aastat on seotud meie instituudiga. Ja rohkem kui 8 aastat juba olen juhtinud meie uurimisrühma. Ja uurimisrühma nimega Nutikad kaugküttelahendused ja kasvuhoonegaaside emissioonide keskkonnamõju integreeritud hindamise uurimisrühma loodi 2017. Aastal ja kindlasti meie tol ajal direktori Andres Siirde abiga. Ja üldse me alustasime ja üldse kui me hakkasime töötama selles rühmas, me olime 4. Ja siin on praegune hetk ja meie uurimisrühmas töötavad 15 inimest. Kahjuks pildistamise ajal ei olnud veel kõik meie liikmed liitunud meiega ja mõned olid välismaal, sellepärast ma tegin selle Photoshopi tasemel tegevust ja praegu kõik meie inimesed siin pildil on. Ja meie uurimisrühmas on vanemlektorid, teadurid, doktorandid, 5 doktorandid, insenereksperdid ja teadusassistendid. Ja juurde veel on ka tööstusdoktorandid koos Utilitase ja R8 ettevõtjatest. Üldse meie uurimisrühmas on tegelenud paljude projektidega ja on olnud palju projekti ja praegu ka, aga see ei ole võimalik selles formaadis praegu, et ma keskenduks igale projektile, sellepärast otsustasin, et ma näitan meie peamised uurimissuunad ja ka toon välja mõned näided. Aga mis on tähtis, et terve selle päeva jooksul meie tudengimajas, kus toimuvad ka varsti doktorandide ettekanned, on pandud ka plakatid või posterid iga projekti kohta. Ja meie instituudi töötajad palju töötasid, et valmistada seda ja sealt saada infot, detailinformatsiooni erinevate projekti kohta. Ja paralleelselt kell 3:30, see meil muutub, miks ma sellest räägin, sellepärast, et ma modereerin selle sessiooni ja meie doktorandid teevad oma ettekanned sama tudengimajas ja palun, kellel on võimalus, palun toetada neid. Aga rääkides meie uurimistemaatikast, siis meie pealkiri või nimetus, uurimisrühma nimetus, selles juba on see kaugkütte teema. Ja kui me alustasime, siis tõesti meie fookuses oli ainult see teema ja siis see kaugkütte teema, madalatemperatuurilised kaugküttevõrgud ja torustiku projekteerimine ja optimiseerimine ja suuremahulised soojuspumbad, ka tippkoormuse dekarboniseerimine, energiakaskaadid ja nii edasi. Ja kindlasti need teemad on ka väga tähtis ja kindlasti 4. ja 5. põlvkonna kaugkütte teema on, millest väga hästi rääkis täna Janek Trumpsi ja teised teemad ka. Aga viimaste ajate jooksul meie tegevus on laiem praegu ja kaugjahutuse teema tuli juurde ja ka, mis on tähtis, energiatõhususe teema, mitte ainult kaugkütte kaugjahutuses, aga ka näiteks tööstussektoris või tööstusettevõttes.
Ja veel räägites teemadest, näiteks energia salvestamine. Et palju aastaid me tegelesime ainult soojussalvestamise teemaga, näiteks kuidas soojussalvestus töötab koostootmisjaamade või elektrikatladega. Aga viimastel aastatel meil ka tuli juurde külma salvestamise teema koos kaugjahutusega ja kuidas salvestada lumi ja kasutada seda kaugjahutuses. Ja kindlasti kõik need teemad, nendega on seotud ka dekarboniseerimise teema või süsinikuneutraalsuse teema. Ja kuid seoses sellega, et kaugkütte ja kaugjahutuse dekarboniseerime ja ka süsinikuneutraalsus meie Tallinna Tehnikaülikooli linnaku tasemel või linnade või omavalitsuse tasemel või isegi Eesti riigi tasemel. Ja siin on ka nimekiri, millised on need soojuse allikad, millega me praegu töötame. See on kuskil viimaste 5 aastate jooksul. Näiteks päikeseenergia, mitte ainult päikesesoojus, aga ka päikeseelekter koos soojuspumbadega või näiteks madala temperatuuri heitsoojus, geotermaal ja merevee soojus, hakkepuid koostootmisjaamades ja nagu varem oli rääkinud, see kaugkütte elektrifitseerimine vähemalt osaliselt toimub ja siis taastuvelekter selles kontekstis ka on tähtis. Vesiniku teema meie uurimisrühmas ka on, aga rohkem selles formaadis, kuidas kasutada vesiniku tootmise heitsoojuse kaugküttes. Ja kindlasti see ei ole see auditoorium, kus ma pean rääkida pikalt, kui tähtis kaugkütte Eestis on. Aga vaatamata selle, et kaugküttesektor on väga tähtis Eestis, kahjuks tõesti Eestis on andmete puudus. Ja meil oli üks uuring, mis viidi meie uurimisrühmas koostöös Eesti jõujaamade ja kaugkütteühinguga, ma vaatan, kas Siim on siin koha peal, ja tõesti see andis täpselt ülevaadet kaugküttesektorist ja kui varem me rääkisime, et meil on 230 umbes kaugküttevõrgud, siis praegu me täpselt saame öelda, et ei ole 230, aga 207 ja näiteks, et umbes 70% torustikust on elisoleeritud ja ka erinevad teised näitajad. Ja tõesti, see uuring palves tähelepanu kui ka Kliimaministeeriumis ja Statistikaametis ja rahvusvahelised organisatsioonid näitas seda. Ja meil ka oli võimalik hinnata ka maakonna tasemel kaugkütte olukorra. Aga meie uurimisrühma üks eesmärk on harida ja informeerida inimesi, tavalised tarbijad ka, ja siis selleks oli tehtud selline veebiäpp, see oli tehtud 7 aastat tagasi ja üldse selline eesmärgiga, et anna infot tarbijatele, kuidas nende mitte hoonete, aga korterite soojusenergia tarbimine on seotud kaugküttevõrguga, et rohkem arusaam oleks inimestel. Ja 7 aastat tagasi selle põhjal oli andmed rohkem soojusmajanduse arengukavades ja nii edasi, aga tänu sellele uuringule, mille kohta ma rääkisin, praegu on uuendatud see äpp ja on lisatud reaalsed andmed, mis on seotud reaalse kaugküttevõrkudega. Ja palun kasutage ja loodan, et see aitab ka. Ja seoses sellega ka väga tähtis mainida, et kuskil 3 aastat tagasi meie uurimisrühma teadurid valmistasid digitaalõpikut jätkusuutlik kaugkütte ja see on kättesaadav kaugkütte.alt.ee. Ja mis on väga tähtis, et tõesti me arvame, et väga tähtis, et inseneertehnilised teadmised oleks kättesaadavad eesti keeles.
Kui nii ei toimu, siis tõesti eestikeelne insener-tehniline terminoloogia võib kaob. Ja tõesti mitte ainult meie uurimisrühm, aga üldse terve instituut sellega tegeleb. Et oleks need lisateadmised ja õpikud eesti keeles kättesaadavad. Ja mõned näited ka veel, et näiteks meil on selline projekt üldse instituudis selle kavaga seotud, meil on 3 projekti, niinimetatud TEMTAD, ja TEMTA idee on selline, et erinevad ülikoolid teevad koostöö, et toetada riiklikud teadushuvid. Ja konkreetselt see projekt, mis on hoonete energiasäästu ja paindlikkustehnoloogiate potentsiaali ning rakendamise mõju andmepõhine hindamine, seal me töötame koos ehitus- ja arhitektuuriinstituudiga ja pluss veel elektrikud ja IT-teaduskond. Ja selle projekti raames on valmis juba esimene versioon meie Tallinna Tehnikaülikooli linnaku andmestik, mis on kättesaadav data.tal.ee, see on meie ülikooli repositoorium ja seal on kättesaadavad andmed soojuse ja elektri tarbimise kohta, erinevad andmed, millised saab kasutada kui ettevõttes ja õppetöös. Ja selle ja teiste projektide raames meie instituudi katusel juba praktiliselt terve aasta töötab uus moodne, kaasaegne, kõrge kvaliteedi mõõtmisvõimsusega ilmajaam. Ja on loodud ilmavaatlemisleht, kas õigesti ütlesin, vaatlemisleht, ja meteo.tal.ee ja seal saab näha olemasolev ilmaandmed ja ka alla laadida näiteks kuu ajal ja nii. Ja see on tõesti Mustamäe ajal, see on selline unikaalne asi ja üldse seal on näitajad, mis ainult meie ilmajaamas on kättesaadavad. Aga mitte ainult kaugküttes on õnn, kaugkütte teadmistes, ja meil on ka teine veel üks projekt, see on rahvusvaheline projekt, Commit Climate, ja selle projekti, see on praktiliselt lõpeb juba selle aasta lõpus, ja selle projekti eesmärk oli luua omavalitsuste CO2 jalajälje kalkulaatorid, mis annaks võimalust hinnata, kuidas erinevad toetusmeetmed näiteks mõjutavad see CO2 jalajälje ja ka milline on praegu CO2 jalajälg. Ja selle kohta meil on ka posterid ja ka see kalkulaator on kättesaadav ekskursiooni ajal ja ka on info, te saate näha see infostendidest. Veel üks teema, mis on väga tähtis, see on energiatõhususe teema ja on selline projekt Odyssee Mure, see ei ole projekt, see on selline andmebaas või üldse kontseptsioon, mis algas 30 aastat tagasi ja seal on terve Euroopa energiatõhususe näitajad kättesaadavad, mitte selles, et mis on Eurostatit, seal palju rohkem teadusanalüüsi ja üldse erinevad võimalus hinnata energiatõhusust riiklikul tasemel. Ja meie instituut on liitunud rohkem kui 15 aastat tagasi ja tegeleb selle projektiga Eesti esindajaga. Ja tänu sellele, et meie teadustöö oli selline aktiivne ja üldse oli aktiivne ja hea ja kõrgel tasemel, meil kutsuti korraldada ülejärgmisel aastal Energy Evaluation Europe Conference siin TalTechis, siis palun save the date, täpselt samal kohal ülejärgmisel aastal toimub siin selline rahvusvaheline konverents, mis on seotud energiatõhususe ja energiaaudiitide temaatikaga. Ja meil on väga hea meel, et siin see toimub.
Ja nagu Alar mainis juba, me oleme liikmed erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides, näiteks me oleme Rahvusvahelise Energiaagentuuri kaugkütte ja kaugjahutuse koostööplatvormi Eesti esindajad ja ka oleme Euroheat and Power liikmed ja üldse ütleme nii, meie nimi, meie instituudi nimi, meie inimeste nimed on tuntud maailmas ja Euroopas ja meie teadustöö ja meie artiklid, projektid, koostöö on toonud meie instituudi rahvusvahelisele tasemele, no loodame nii. Ja meil on suured plaanid ja kindlasti me töötame edasi kaugkütte, kaugjahutuse, energiatõhususe ja süsinikuneutraalsuse tuleviku nimel. Aitäh kuulamast!